Tere sõbrad! Täna oleme tulnud Kasparile külla, kuhu ta meid lahkelt kutsus, et näidata siis, kus tema viibib enamuse aja oma aastast. Ja kuna külla tulles on ikka soliidne võtta kaasa nodi, või ütleme teist sõnadega nagu külakosti, siis võtsin kaasa mida muud veel kui drooni. Rõõmustad? Tahaks hõisata ja kiljuda nii väike tüdruk. Ja see on tegelikult tõesti selles mõttes väga äge droon, et kuidas ma nüüd lühidalt ütlen, ta on siuke hästi sõbralik droon. Karbis kaasas on igasugust kraami, aga siin on ka lisaks sellele, et ma nüüd võtan kohe siit välja praegu tiivikuid, mida on kokku 8, eks ole. Võtan nendest 4 ära. Siis on siin igasugust muud nodi ja kui ma selle karbiga veel ära võtan, siis paistab nüüd välja meil droon ise. Ta on küllalt suur, vaata, see on juba esimene selline nagu asi, mis paistab silma, et kui siin nagu võrrelda nüüd seda sellise tuntud brändiga nagu DJI Phantom, siis Unique on nagu pärit siuksest ulmefilmist on natukene. Nii, siis Unique'i siia peale. Mahub meie väiksel lauale. Mahub. Mis meie karbis muide veel kaasas on, mis on tegelikult tasub mainida. Ma panin karbi juba siit eest peaaegu ära, aga siin on 2 akut. Ühe me oleme juba pannud droonile sisse, aga teine on siin kenasti kaasas. Et tegelikult komplektis ongi neid 2, mis on juba väga hea. Ja siis tore asi, mis on samuti kaasas kohe, mida väga tihti, ja ma ütleks, et enamik asjadel või droonidel ei ole, on autolaadija. Ehk et saad ka autos akut laadida. See on tavaliselt selline vidin, mis tuleb nagu juurde osta, eks ole. Ja laadija koha pealt ka veel ära mainida tasub seda, et tegemist on standardse laadijaga, ehk nii-öelda siis need mehed, kes juba tegelevad modelismiga, kellel juba on mingisugused akud ja kes teavad, et lipolaadijaid on seal erinevaid, saab panna mitu tükki akusid laadima, siis siin on ka tegelikult see sama pistik läheb siia akusse nagu sellisele standard lipolaadijale, et sa ei pea nagu kasutama tegelikult seda laadijat, mis on suhteliselt aeglane, et sellega sa laed seda akut, eks ole, mis on siin 5400 mAh umbes vähemalt paar tundi või isegi rohkem, aga kui sul on ikka siuke tõhusam laadija, siis sa paned selle sirtsti täis ja sa ei pea nagu muretsema selle pärast, et see aku ei sobiks, et näiteks enamik teiste firmade akud on sellised, just valmis akud on, kus ei ole seda standardpistikut, vaid on mingi oma süsteem, eks. Karbis on veel kaasas ka muide pultist ikka alustada muidugi, sest et pult on selles mõttes erakordne, et siin on see on ekraani. See on ekraan, jah, et siin tegelikult on sees siis piltlikult öeldes Android, jah. Täna on ülisõna päikseline päev üle ootuste. Et kas on võimalik seda ekraaniga päiksekas näha kuidagi või on ta üldse nähtav? Matkatooli serva peal, tegelikult see oli ka ennem karbis muidugi. Mis asi see on? Selleks on selline vidin, mille peale on Unique mõelnud. Unikaalne heli tuli ka siit. Jah, see on õiget pidi, võtta niipidi käib tegelikult siia peale. Ja kui ma nüüd selle siia peale panen, siis on garanteeritud see, et keegi teine enam seda pulti ei näe. Aga mina näen. Ja siis vaatad siit august sisse, vaata. Tõsi, siit muidugi oli mu telefon korraks näha, aga sain ka siit, näed, kus juures ongi väga hästi näha. Ma näen siit väga selgelt, mis seal kirjas on. Ongi, jah? No, vaata. Connectib midagi. Connectib, jah, aga tegelikult ei ole praegu midagi connectida, sest meil on droon, eks ole, väljas. Pult muidu nagu ikka pult, nii et selles mõttes... Pult tundab kuidagi väga kõvasti. Ventikas on siin sees, jah? Selge. Siin on ventikas sees, jah. Et äkki kuuneb üle nagu või kuidagi. Vaat ei tea, jah. Ja see on tegelikult puutetundlik, siis ma võtan selle praegu siit ära, sest me kohe veel õhku ei hästi pikkade näppudega peab olema, kui päike paistab. Ja ei ulata ja siis juba vaatad, kuidas droon on kuskil puuladvas. Mul ei õnnestu seda annab siit nüüd ära saada. Timinappadega on niimoodi, et võtad see timinappa äärest kinni, lased õhu alla talle, siis tuleb ära. Väga huvitav toodega juhul, nii et aga näed, toimib selles mõttes, et... Toimib väga hästi ja käib niimoodi lupsti kokku. Ja tegelikult on siis jah, pult on nagu ikka pult ja ega nendest ma siin ei räägi. Ja siis on siin peal sellised mõnusad suured nupud. Üks on videonupp, teine on fotonupp ja see on start-stop nupp ja muidugi peab ütlema, et ameeriklased on piisavalt nutikad, et nad on väga palju tõhus vajutanud seda nuppu, et teha pilti. Ilus punane, et nagu päästik. Et lennatakse õhku ja siis vaadatakse, et kui hea kaader ja siis vajutas seda nuppu ja siis droon kukub kohe põmdi alla, aga selle peale tegi siis Unique firmware update'i, et seda nuppu peab all hoidma vähemalt 3 sekundit. Et midagi ei juhtuks. Et siis jäi droonid taevasse. Aga räägime nüüd droonist ka veel 2 sõna teooriat, et ta on selline, nagu ma ennem ütlesin, sõbralik droon ja ta on just mõeldud videosalvestuseks. Ehk et ta ei ole mõeldud selleks, et kihutad 100-ga kuskil ringi, vaid just selleks, et ta oleks sõbralik, rahulik, ettearvatav ja teeks ilusat videot.
ja siin küljes nagu ikka, siis muidugi on see gimbal. Selle kohta peab ütlema väga kiitvaid sõnu, et ta on väga tugev. Erinevalt DJI Phantomitest, millel on ka gimbal, on see palju tugevam, sest et DJI Phantomil gimbal on ühepoolne ja seal põhimõtteliselt magnetid on need, mis hoiavad seda mehaanikat koos. Ja kui see saab sellise kõvema löögi, siis on see paljudel juhtunud, et see gimbal läheb katki ja lindkaabel läheb katki ja siis on paha lugu. Kahjuks räägid omast kogemusest, ma tean. Jah, kahjuks küll. Et siin on vähemalt see asi on niisugune kahepoolne ja kinnitused on tugevamad ja teda asub ka sellise nagu laiade jalgade vahel, mis on ka nagu tore. Natukene abiks ikka. Ja, et see maandumistelik on nagu suhteliselt lai, et erinevalt siis DJI-st, millel on see maandumistelik hästi kitsas ja droon on niisugune kipakas, kui ta maandub, eks ole. Aga muidugi... Aga räägime siis nagu sellest, et kaugele, kui kõrgele ja kui kiiresti nagu, et... Jaa, et mitte väga kaugele. Võtsime siit ühe aku välja, paneme teise sisse. Väga hästi on lahendatud, vaata. Kuidas see aku siit... See on nagu mingi transportlennuk, kuhu sa lükkad kauba sisse jälle. Ja siit saab välja ka sikutada siis sellise väikse valge juhtme, mida ma ei hakka praegu sikutama, mis siit paistab. Mis ei paista hästi, aga kui ma panen siit... No nii seda natuke sikutada, aga see on siin serva taga, üsnaga see juhe on tegelikult selleks, et sa saad siis ka ikkagi USB-ga oma drooni progeda, et siin on väike soft ja saad siis neid kõrguse ja muid piiranguid öelda. Aga kui sa küsisid, et kui kõrgele... Kui kõrgele? No tegelikult kõrgemale kui lubatakse. See on selge. Nii, kui on luba? Et tegelikult tema selline tarkvaraline piirang on kilomeeter, et maapinnast või selles stardipositsioonist, eks ole. Et see on tegelikult muidugi absurdne ja seda ei ole üldse vaja katsetada, nii et selles ei ole nagu probleemi. Kui kiiresti, siis... See kilomeeter on siis nagu selline, ütleme, traktor, et nii kaugele kui kõrgele siis või? Pigem ikkagi kilomeeter ilmselt tuleb juba ennem ette ulatuse mõttes, et Euroopa mudelitel on siis need võimsused nii palju piiratud, et tegelikult tootja lubaduste järgi on siis juhtimine kuni 300, või tähendab Wi-Fi kuni 300 ja juhtimine kuni 400 meetrit. Tegelikult öeldakse ikkagi, et line of sight, et mitte ära lendada ka kuskile minema, vaid pigem ikkagi, et droon oleks sinu vaateväljas, siis on kõik hästi. Et kuna juhtimine käib üle tavalise raadioside, siis see on alati palju pikema leviga kui see Wi-Fi, nii et seda ohtu nagu otseselt ei ole. Kui Wi-Fi juba hakkab ära kaduma, siis on ilmselt näha, et tuleks pöörata kodu pole tagasi. Aga sõbralik, ma rõhutan veel sellepärast, on see droon just, et ta ei ole väga kiire. Ja siin puldi peal on niisugune äge nupp veel lausa selleks. Ma üritan tegelikult drooniga sisse lasta juba siin teeb meil asja. Õnneks neid terasid ei ole küljes nagu. Et siin puldi peal on selline tore nupukene kilpkon ja jänes. Näed? Kuule, aga see on sarnane kilpkon, nagu see Leafis on. Peaaegu ainult siia saad siis kirjutada või vajutada seda nupu ise, et mitte kui puldi patarei saab tühjaks, et siis tuleb kilpkon, vaid pigem see mõte ongi siis see, et sa saad tegelikult kogu aeg lennu ajal vaadata, kui kiiresti sa tahad, et see droon reageeriks. Kui sa tahad saada ilusaid videokaadreid, siis pigem sa panedki kilpkonna peale ja siis sa võid täitsa rahulikult hoida siin kange põhjas. Okay, droon teeb väga aeglaselt oma asja. See sobib mulle hästi. Väga sujuvaid kaadreid ja kui sul tundub ikkagi, et kilpkonna on paha, lükkad selle jänese peale ja siis on droon väga nobe. Väga nobe on natuke liialdus, et ta on tegelikult ikkagi suhteliselt rahulik droon, et kui ta on nagu GPS lokis, kui ta on GPS režiimis, siis ta naljalt üle sellise, julgeks öelda, 25-30 km tunnis ei lenda. Et ta ei ole selline, mis 100-ga lendab, kui ta on GPS loki all, et ta on ikkagi suhteliselt rahulik droon. Aga kui siit on siis see praktiline nagu nõuanne, et kes tahab ilusti kaadreid filmida kuskilt kõrgelt, sellele sobib hästi, aga kes tahab nagu öössel kuskil pargis nagu võidusõita teistega. See ei ole kindlasti mitte see droon, aga samal ajal, kui siit võtta GPS režiim ära, siin on ka see võimalus kenasti olemas. Mis mõttes võtan ära? Võtad ära, et deaktiveerid. Et muidu ta on GPS režiimis ja GPS režiimis siis on praegu meil juba näha, et satte siin muudkui tekib, eks ole, et siis ta nagu ma ütlesin, on suhteliselt rahulik, aga kui sa selle deaktiveerid, siis ta muutub väga nobedaks. Siis saab ikkagi lennata siuke 80 kilti tunnis ka. Okay. Et siis ta stabiliseerimissüsteem töötab, aga GPS-iga ta enam siis koju ise ei tule ja nii edasi, et siis sa pead ikka siin puldis nagu, sa pead nagu teadma, mis sa teed. Mulle tuli üks sõber küll, ta väsises siin laua peal ära. Oi, ta viskas ennast siruli, jah? Võtab päikest juba. Kaamerast siis rääkides veel ka 2 sõna. Full HD kaamera teeb kuni 60 kaadrit sekundis, 48, 50 ja 60 on need resolutsioonid. Ja gimbal, nagu ikka, kes on neid näinud, see teab, et need on sedasi... See müstilised asjad on. Paigal, eks ole. See on nagu natukene selline... Kunagi tulevikus ilmselt on ka robotid, millele seisab pea paigale, need jooksevad, vaata on selline suur pea on gimbalina, kus on kaamera sees, et see on selline väga-väga... Ma tegelikult unustasin panna kaamerasse sisse mälukaardi, mida ma ka kohe praegu teen, et siis... Sa oled nagu võlur. Nagu võlur, et
lülitan ta korraks välja. Et siin selline väike praktiline nõuanne ka, kui juba näiteks keegi juba tormab seda drooni ostma või on selle lausa ostnud, mis on väga tark mõte tegelikult. Näpp on hiire ja klõpsul, nagu, et tellin endale kohe drooni aga siin ka jällegi mainides ameeriklase hea sõnaga, et kaardi sissepanekul nagu näha on siin niisugused ventilatsiooni avad selle kimbali küljes, et eriti kui ma keeran siiapoole, siis on rohkem, eks ole. Okay. Ja muidugi... On mehi, kes on toppinud? On, ja mitte üldse vähe. Ja nad on väga pettunud, et nad on pannud selle kaardi siia sisse, aga kaamera ei tööta ja kaarti kättega ei saa. Ja siis on selgunud, et oi, kaart läks ventilatsiooni avasse. Tegelikult siis see on kaardi A, kus on kirjutatud, et kaart läheb sisse. Aga ütleme nii, et me peame arvestama kõigiga. Me oleme kõik erinevad. Muidugi peab mainima, ega see kaart lähebki siia üsna niimoodi, et ei saa täpselt alguses aru, mis pidi see suund on. Nii et... Sest vaata, ta on nagu kimbal, ta ju tahab eest ära minna kogu aeg. Nüüd on ta siin kenasti sees. Natuke ohtlik see nagu sissepanek, ütleme nii. Siin oli vist see nõuanne ka alati, ma mäletan, kui me selle pistikuga või käepidammega filmisime. Käepide, muide, näitame seda ka. Ja. Et käepidemäga filmisime, siis käepide tuli panna ilusti laua peale, et ta suudaks ennast ära kalibreerida. Muidu ta ei jää käes sul niimoodi võnkuma. Jah, ta ei hakanudki tegelikult, ei tahtnud üldse nii pilti ette võtta tinglikult öeldes. Et see käepidega muidugi selline lugu, et kui täna nüüd see Unique omale soetada, Drone.ee poes siis või? Näiteks. Siis saab kaasa selle asja, selle skänneri omale täitsa tasuta. Et selle Unique annab veel praegustele ostjatele siin mingit väga suurt maaget vist ei ole, et on natukene mingi nupp oli seal kuskil, ma nägin, et see kallutamisnupp oli olemas. Ja siia käib telefon külge. See kui juhuslikult on mul ka siin matkatooli sees, eks ole. Et näete siia oma Android telefoni niimoodi ekraaniks. Ja siis siia külge nüüd saabki lupsti panna selle kaamera. Siis muud ei olegi, kui see sama droonikaamera istub siin gimbali otsas ja saate sellega teha väga ägedaid action kaadreid, nii et pilt ei värise. Just sellist nagu kaamera sõitmist üle mingi asja nagu, et saab nii. Siin peal on samasugune rullik, millega saab seda kaamera nurka keerata. See oli päris äge kaader, jah, nendest väikestest autodest tegime seal mingi. Just, et sama nupp on siin ka puldi peal ka siis väga niimoodi sujuvana välja toodud, et kui ühel pool oli see jänese nupp, eks ole, siis puldi peal tegelikult teisel pool ongi see kaamera nurga nupp. Ja ta on ka siuke väga pehme slaider, vaata praegu isegi meil siin kaamera juba seal ees kenasti liigub, ja liigub väga sujuvalt. Ühesõnaga väga hea asi, millega siin päikselis on näha ka, aga võime panna siia selle väikse varju ette. Torpiku ette, et siis on näha. Pigem ei ole praegult, ma ei suuda seda võtta. Aga mina ütlen küll, et tundub selline väga kihvt aparaat olema, millega siis tehagi ägedaid plaane. Muideks jätsime ju mainimata selle drooni ühe ägedama funktsiooni, mida me ka kavatseme kohe katsetada, et droon tuleb sulle ise järgi. See tähendab seda, et... Mulle sellised jälitajad ei meeldi väga, aga tahaks katsetada küll. Et järgi tuleb ta küll siis tõsi selline puldile, et ei tule nagu sulle järgi, et kui sa juba nagu tundsid ennast meelitatuna, tuleb sulle järgi, ta tuleb järgi puldile. Et sa pead kuidagi puldi siis omal siia kubemekaitse alla või kuskile panema, sest et hakkab pulti jälitama. Paki raami peale. Ja tore on tegelikult see, et okei, kui sa siin oma kodustes tingimustes sõidad, et sul on siuke maastik, et sa pead ilmselt hoidma kahe käega lenksust kinni, eks ole. Aga kui sa oleks rahulikumates oludes, siis sa tegelikult sel ajal, kui droon sind jälgib, saad sa ka vabalt samal ajal juhtida, eks ole, et sa võid siin keerata kaamera nurka, igasugust asju teha, et sa ei pea nagu muretsema selle pärast, kus ta on. Ta on rahulikult, ta ei lase sind nii-öelda silmist, eks ole. Aga sina saad vabalt siis... Siis varsti on siin pöördel on sellised lepekad, et ära sõida käed lahti rattaga ja juhi drooni samal ajal. Ja ekraani peal muidugi on näha kõik see info, eks ole, tõsi küll päris väikselt. Midagi siin ei ole näha, et see numbrid on tegelikult alguses suhteliselt pehmelt öeldes kirbusitt, ütleme otse välja, et seda peab üsna teraselt vaatama. Piiksu sinna vahele. Ühel pool on kõrgused, teisel pool on siis siin satelliitide info. Tõsiselt väiksed numbrid on küll, et kõrguse numbrid on küll sellised, et nagu võiks olla suuremad. Võiks olla suuremad, mul on siin personaalselt olnud. Või vähemalt sa saaksid panna endale mingi minimumi, näiteks 10 või 15 meetrit, siis ta läheb suureks või hakkab blinkima või teeb mingit. Ta nagu piiksub kogu aeg kuidagi. Siin on selliseid olukordi, kus need vedrud on kangidel ka suhteliselt sellised mitte väga tugevad ja minul endalgi oli situatsioon, kus ma nagu kogemata natuke laskusin, ma ei pandki nagu väga tähele. Olin siin ametis selle pildi vaatamisega ja siis mingil hetkel vaatan, et puuladad lähevad külje pealt mööda, eks. Et ma olin kogu aeg natukene laskunud ja ei olnud seda kõrguse numbrit väga teraselt vaadanud ja see, eks ole, siin pisiks on, et korsten juba oli kõrval. Aga tootena näeb kiht välja, ekraan on kohe kaasas, ei pea telefoni kasutama. Et võib-olla katsetaks siis ära selle funktsiooni, kas ta tuleb järgi ka või ei tule nagu. Muidugi, stardime. Tore on, et siin tiivikute all on sellised kummiseibid, et on isegi näha võib-olla natukene, mis tähendab seda, et ta fikseerib nad väga hästi ära, et siin näiteks Inspire'i puhul on teada, et on olnud juhuseid, kus mingisugusel ebaselgel põhjusel tulevad tiivikud lennuajal ära, sest et nad ei ole piisavalt hästi kinni, aga siin on siis nii,
tuleb nad keerata selle seibini ja siis lausa öeldakse, et veel mingisugune tiir umbes peale seda, kui see kontakt seibiga on nagu toimunud. Ma keeran niimoodi tunde järgi. Mitte nagu liiga, aga niimoodi mõnusalt kinni. Pre-flight checklistid on meil tehtud, meil on kompass kalibreeritud, meil on GPS 19 droonil, 11 puldil, mis tähendab seda, et kõik on turvaliseks lennuks ilmselt valmis. Kaspar on juba teinud sooja. Ja mis siin muud, kui vajutame nüüd seda nuppu, mida siis ei tohiks vajutada lennu ajal. Ja tõstame drooni õhku. Tegelikult tuleb tulla natukene kaugemale, turvalisus enne kõike. See droon on tegelikult erakordselt vaikne, et võib-olla see tuleb nendest suurtest tiivikutest, aga muidugi ta ei ole päris hääletu, aga ta ei tee sellist vastikut pininat, vaid pigem sellist rahulikku suminat. Ütleme nii, et minul on nüüd tunne, et sporti on tehtud rohkem, kui sellest klipist on näha, et sina sõidad rattaga, siis tegelikult suurema töö tegin enam mina. Siis ma jooksin sul kogu ette taha külje peale ja lendutasin samal ajal drooni ka. Just, sa oled nagu isiklik treener. Ja peab ütlema, et on positiivne see, et drooni aku ei ole sellega tühjaks saanud. Et ma olen siin üks tund aega minust juba ringi lennanud peaaegu. See on üks positiivne asi. Ja paneme küll teise aku. Teine positiivne asi on ka see, et ta ei ole meil puu otsa lennanud. Siin ma pean natuke ennast kiitma, aga ausalt, mul oli ikkagi hirm küll.
et siin noh, ütleme negatiivne asi on kahtlemata see või noh, sellest mõttes ei tasugi sellisel platvormil oodata seda, et oleks kahega inimese nagu juhtimine, eks ole. Et üks vaatab siis drooni ja teine keerab kaamerat. Tahtsingi jõuda sinnamaani just, et ei olnud ka ainult positiivsed asjad, vaid meie pika testi käigus avastasime ka paar negatiivset asja, et väga ebameeldiv on samal ajal juhtida ja filmida, et kuigi on väga hea filmida, aga siis võiks keegi juhtida. Jah, et selle pildi järgi sellises olukorras, kus puuladvad ikkagi jooksevad siit mööda, see ei ole nagu kõige kindlam tunne. Ja muidugi teine asi on siis see, et SD-kaardi pealt asju ei saa kohe üle vaadata, eks. Just. Et meil juhtus paar korda seda, et Glenn oli hoos, ütles, et läks. Esimese korra, me just pool saadet tegime niimoodi, et droon ei filminud, eks ole. Aga väga head kaadrid tulid. Väga head kaadrid tulid. Ja siis, kui me filmima panime, siis tekkis meil ka pärast see tunne, et kas ta ikka nüüd salvestas ja et oleks tahtnud igaks üks tšekkida, eks ole. See on üks miinus. Et tuleb siis võtta põllule nii-öelda läpakas kaasa. Ja kui sul ei ole nagu usaldust oma operaatori vastu nii-öelda, et kes filmib ja siis lendab samaaegselt, siis tahaksid ise ka pilti näha, siis ma ütlen ausalt, et sealt ekraani pealt mina kõrvalt ei saanud vaadata, et kuidas see kaader ikkagist nagu on, et kas ma olen nagu piisavalt kaadris. See ekraan on suhteliselt väike ka, ütleme. Just selles mõttes ongi. Ja see päikese teema ka, eks ole. Aga ta on olemas seal. Ei, on olemas, et ikkagi saab. Aga üldmulje on ikkagi selles mõttes positiivne, et meil seadmed on jäänud ühte tükki ja noh, droon käitus küll üllatavalt stabiilselt. See on meie veider test, kus pult oli mul seljas. Noh, ütleme nii, et saab lennata nii, aga ei soovita. Jah, no selle puldiga ongi keeruline, et kuhu see nagu panna, et ei liigutaks kange. Et kui sa selle omale ilmselt paned siia kubema kaitsmete vahele nagu plaanis oli, siis tõenäoliselt kogu aeg sa neid kange liigutad, eks ole. Või siis kõved mehed juba sõidavadki niimoodi, et sul on see pult lihtsalt kaelas, sa ühe käega sõidad, teise käega siis juhid seda pilti kogu aeg. Et vaatad, mis peale jääb. Vaat selline lugu, aga minge vaadake drooni droon.ee-st. Unique Q500 ja hinda näete juba sealt veebist. Pane lõpuni välja. Piima täis, ma jõuan. Samal ajal vajutan juba mingit nuppe raisklas. Kurat, ma ei saa nüüd aru. Aga ei, no siin praegu muud ei olegi, ma tõstan ta nüüd õhku. Tundub natuke niimoodi, et nuga on seljas. 10 satti, 11. Nii. Oled küll kaadris, jah? Davai. Vaatame kiirust ka. Nagu näha, mina ei tee praegu mitte midagi ja droon jälitab Kasparit. Ei, mine. Mis juhtus? Tuled või? Ja, pane.